Sünna mitmes õllesummer sinu jaoks on? Esinejana? Esinejana on, ma arvan, teine. Ma arvan. Aga kui sa mõtled nagu, millal sa külastajana siin käisid esimest korda, on sul mingi mälestus sellega esimene? Ma pean ausalt ütlema, ma isegi ei mäleta, millal see esimene kord oli, et see oli kindlasti väga palju aastaid tagasi. Siis kui veel sai võib-olla ise pidudel käia rohkem. Aga suvi on artistide jaoks väga kiire aeg, eks ole? Peab esinema ja kõik see. Aga kuidas sa oma akusid laed suvel? Et ma tean, et sul on mingi värk selle muru niitmisega. Et kas see on see, kuidas nagu sina oma akusid laed, et sa niidad muru? See oli minu värk kunagi, aga nüüd juba teist suve kahjuks ma ei saa seda teha, sest et abikaasa arvas, et kui ma lähen koju, siis ma võiksin ka puhata, mitte ainult muru niita. Täna või nüüd ju 2 aastat niidavad juba robotid nii-öelda. Ja see on nagu kaotus sinu jaoks? No võib-olla mulle tegelikult päriselt meeldis see oma aeg. Ma sain sel ajal mõtelda, mis ma teen homme, ülehomme, plaanid paika panna, kõik asjad. Aga no ma arvan, et puhkus on ka väga, väga hea. Aga kui sa puhkad, siis mis see sinu jaoks tähendab, et kui sa puhkad nii, et sa päriselt välja puhkad ennast? See tähendab kindlasti Eestist ära minekut. Me käisime nüüd ka alles, me 25. juulil tulime tagasi jälle, nii et vahepeal tuleb käia akusid laadima, sest Eestis mina puhata ei oska, sest et siis ma olen tööl. Kus sa viimati käisid? Montenegros käisime nüüd. Okei, ma tegin sinuga intervjuu 2017 aastal. Me rääkisime sellest, et sul on palju fänne, nagu siis, nagu ka praegu. Ja sa rääkisid, kuidas fännid kirjutavad sulle. Väga huvitavaid kirju, näiteks ütlesid, et 5 korda päevas kutsutakse kohvile ja sa vastasid, et ma ei joo täna enam kohvi juua, eks ole. Ja siis sa rääkisid ka, et üks mees saatis sulle foto oma jalgadest, sukkades ja seal muud riided ei olnud, eks ole. Et kuidas on nagu võrdes selle ajaga tänaseni sinu fännid muutunud, fännisuhtlus muutunud, et kas sa saad ikka selliseid huvitavaid kirju või on nad viisakamaks muutunud? Kirju saan ma tõepoolest väga palju, aga ütleme niimoodi, et võib-olla mingisugune suhtumine on muutunud, et väga hulle pilte ma ei saa, vastupidi, ma saan väga viisakaid pilte, saadetakse lastest ja koduloomadest ja vanavanaemadest, aga selles mõttes, et nagu, ütleme, et hulk ei ole väiksemaks jäänud, aga midagi on muutunud nagu tõesti. Aga no ise on ka vanemaks, ega selles mõttes, et saadetaksegi viisakamaid asju võib-olla. Aga mis on kõige süke nii-öelda südamlikum või armsam asi, mida mõni fänn sinulle kirjutas viimati? Need on, mis ma nüüd siis välja toon, neid on väga palju. Mul on näiteks täiesti joonistatud pilte näiteks, tuuakse esinemisele. Meil on üks fänn näiteks, kes käib peaaegu igal esinemisel kaasas. Ta isegi vist luges kokku, et kõikide aastate jooksul alates siis 2013. aastat, äkki ongi nüüd vist 12 aastat, ta on puudunud kas 3 või 5 korda ainult, midagi sellist oli. Ja tema peab nagu minu esinemiste kohta pildialbumit. Ta käib kohal, teeb fotod ja paneb albumisse ja mina täna enam ei tea, kui palju need albumid tal on. Tal on nagu kõik salvestatud, kogu minu lavaelu. Nii et ma arvan, et see on küll ühte elutöö preemiat väärt. Sa lubasid siin kevadel, et tuleb album sügisel, et on see ikkagi jõus? Jaa, ma lähen homme lõunal jälle stuudiosse ja sealt edasi jälle esinemisele ja niimoodi ma keerutan. Mis see pead oodata on, et kas muusikaliselt mingit uut suunda või mis sa selle kohta avada julged praegu? Nii palju saan avada, et see žanr või muusikastiil on meil veidi juba muutunud siin aasta-poolteist tagasi. Et ma lähen natukene selle suunaga edasi, aga seal tuleb ka selliseid üllatusi, kus võib-olla liiga palju instrumente ei olegi ühel lool, kus ma laulan. No võt, täpsemalt ma ei julge praegu veel lubada, sest et materjal on veel konkreetselt salvestamata. Aga ma väga loodan, et oktoobris tuleb album välja. Kas tuleb ka koostöö mõne artistiga, teise artistiga? Vot ei tea. Ei tea või? Vot ei tea. Nii, okei, ja ma küsin sult lõpetuseks 4 lihtsat küsimust, mis on inspireeritud, ma pean spikri ette võtma sinu enda laulusõnadest. Kelle järel sa viimati pimedal ööl jooksid? Esiteks, mulle ei meeldi joosta. Laulus küll oli? Ei, ta võib ju olla. Ma võin ükskõik mida sinna kirjutada. Võin joostuda poole, ma pimedal. Ma ei teagi. Ei, kodupoole äkki. Kodupoole ka? Nii. Kelle või mille jaoks sa soovid, et sul oleks elus rohkem aega? Kindlasti oma tütre selja taga. Ma arvan, et ma olen väga palju olnud kodunt eemal, aga nagu te näete, siis ta käib ilusti kaasas.
aga kindlasti väga palju aega, ma tahan ka, et mul oleks fännide jaoks ka peale esinemist, tihtipeale seda liiga palju ei ole, aga kuna ma tohutult hindan fännide ja kõike seda, mismoodi nad kaasa elavad mulle, siis ma nagu üritan hästi paljude jaoks olemas olla. Kelle uniseid silmi sa vaatamast ei väsi? Iseenda. Viimane küsimus. Millal oli viimane hetk, millal sul hinges valitses segadus nii suur? Näiteks nagu täna. Siin olid tehnilised igasugused nüansid olid ja kuna on albumidegu ka ikkagi käsil, siis ma arvan, et see segadus on kogu aeg, kuni sinnamaani, kui lõpuks saab asi ära vormistatud ja siis saab rahulikult hingata. Aga aitäh! Aitäh teile!